Ühel hommikul märkas tööle sõitev Silver Teesalu Keila lähistel Tutermaal keset maanteed ühte peni. Paistis, et peremees oli koerast tüdinenud, lasknud ta keset metsi ja maanteid autost välja ja siis külma kõhuga minema sõitnud. Truu koer aga ootas peremeest ikka samas kohas. Imekombel hommikuse tipptunni ajal liikluskeerises ellu jäänud kutsa kaitseingliks sai Silver Teesalu. Mees ei pidanud paljuks võõras koer oma kaubiku peale võtta ja kliinikusse toimetada. Tänu kiibile leiti kiirelt ka omanikud. Dolly oli 5 kuud tagasi varjupaigast võetud. Ilmselt uued omanikud ei teadnud, et koeral on ka kiip. Ka Silverile tundus, et koera omanikud Tallinnas Tondi uulitsas pesitsevad Svetlana Sinimeri ja Jaan Kerner polnud sugugi õnnelikud selle üle, et Dolly üles leiti. Et kas abikaasa võttis hommikul koera tööle kaasa või? Ma ei tea seda, kas ta võttis hommikul tööle kaasa. Aga päeval te väitsite, et abikaasa võttis tööle kaasa ja siis pani jooksu. Tähtsus see omab, peasi, et see lapse koer on kodus. Svetlana Sinimeri ei tahtnud looma hülgamisest kuuldagi. Kutsa olevat lihtsalt plehku pannud ja täiesti juhuslikult jooksnud ligi 30 kilomeetrit Tallinnast Keila suunas. Olgu siinkohal täpsustuseks öeldud, et ka Jaan Kerneri töökoht asub samuti täiesti juhuslikult just Keilas. Kuidas siis juhtus nii, et oli nüüd Tutermaal keset sõiduteed, värises, autod läksid mööda? Pole aimugi. Aga kust ta jooksu pääses, kodust või autost? Kodust. Aga nüüd tekib väike vasturääkivus. Naine räägib, et te võtsid hommikul koera kaasa. Ei võtta. Aga ega siin ei või olla, et on tegemist mingi looma hülgamisjuhtumiga praegu või? Ei, miks me hülgame? Tüdrukul armas koer. Käib taga väljas ja jooksevad mäest alla üles. Kuigi Silveri arust Dolly pererahvas valetas, siis pelgalt kahtlustamine pole põhjuseks, et võõras loom enesele jätta. Raske südamega loovutas Silver kutsa Jaan Kernerile. Juhtunu peale võtsid ka loomakaitsjad varjupaigaga ühendust. Oma abi pakkus ka loomapolitsei. Varjupaiga administraatori telefonivestlus Svetlana Sinimeriga oli kõike muud kui meeldiv. Selle peale, et me soovisime perenaisele külla minna, öeldi meile, et meie oleme hoopis talle halva looma andnud ja üldse kõik on väga halvasti, aga tema on kõige parem. Nagu etteaimates mundrimeeste külaskäiku helistas Svetlana varjupaika tagasi ja teatas, et tal on korraga Dollist kõrini ning ta soovib peni tagasi tuua. Edasist sündmuste käiku ei osanud isegi palju näinud varjupaiga töötajad ette näha. Tutermaal liiklust takistanud Dolly leidis oma perekonna ja paljud lootsid, et sellega on see lugu lõppenud, aga võta näpust. Täna leiti uuesti Dolly kinni seotunud samast varjupaiga juures. Uskumatu, aga siiani pole keegi 4 päeva jooksul oma looma 2 korda hüljanud. Vähemalt vahele pole küll keegi jäänud. Kui Tutermaa looma hülgamist on raske tõendada, siis Dolly varjupaika toomist salvestas valvekaamera. Rahulikult tuldi võõrale territooriumile, seoti koer kinni ja seejärel lasti varvast. Koos kutsaga tagastati ka Silveri ostetud koeratoit. Aumeeste värk pole midagi öelda. Mäletatavasti jäi möödunud aasta novembris looma hülgamisega Pärnus vahele ka Andero Otsmaa. Mees lasti julma tembu pärast töölt päeva pealt lahti. Miks sa selle koera sinna poe juurde jätsite siis? Jätsin? Jah. Mis ma seda ikka jätsin? Keegi ei ole hüljanud. Toitsin seda korralikult, nii nagu ette näeb, nälginud ta ei olnud. Kiibistatud ta ei olnud muidugi. Sest leidsin, et kui ta kuskil väljas ei käi, järelikult siis nagu ei ole vaja. Koera varjupaika toomine on kindlasti parem mõte, kui ta metsa või maanteele jätmine. Eestis on selline jõhkrus aga küllaltki levinud. Paraku, kui seda teha ilma kokkuleppeta, siis seaduse silmis on tegemist ikkagi looma hülgamisega. Õnneks toodi Dolly varjupaika päeval ja ta ei pidanud kaua lühikese rihma otsas piinlema. Kuna me olime kinni ja uks oli lukus, siis ta lihtsalt sidus selle siia kinni ja läks minema. Tundus, et Dollyle uues kohas isegi meeldis.
Teda tulid lohutama ka varjupaiga pisikesed külalised ja koerake suisa nautis hellitusi. Miski ei reetnud, et tegemist oleks oma peremehi taga igatseva koeraga. Lõpuks tuli ka suur sõber Silver. Hea teo taga saavad ju ikka karistatud. Mees lubas, et kui koer omanikelt kätte saadakse, siis uue kodu leidmiseni võib Dolly vabalt tema juures elada. Tere jälle, jah, et kuda läheb. No mis ikka? No mis tunne on, mis emotsioon on, et nüüd sinu päästetud koer täna juba varjupaigas? Uskumatu. Uskumatu. Et siuksed asjad juhtuvad siin nii väikses Eestis. Aga et oli sul ka mingi kahtlus, et see võib nii minna või? No selles mõttes on nagu hea, et ta nüüd siia varjupaika sattus, et ta ei sattunud kuskile metsa alla või kuskile järgmise maantee äärde, aga muidugi mul oli kahtlus, loomulikult oli kahtlus. Mida aga oli öelda Svetlana Sinimeril? Kaamerate ette ta keeldus tulemast. Ma olen niivõrd tüdinud selle 2-3 päevaga nii palju helistanud. Küll on helistanud ametnikud, küll on helistanud inspektorid ja küll on helistanud igasugused tuttavad ja sugulased, kes on ajanud sihukest pada mulle suust välja, et lihtsalt jube. Et miks ta teile ei meeldinud, et miks ta tegi nii pahasti? Ühesõnaga, see koer sööb sita, puhtas eesti keeles sööb kõikide koerte ja kasside sita väljas ära ja enda oma ka. Ja ta sööb seda selle samast turvakodust, kus me tõime, sealt samast sööb. Ma ravisin ta terveks, kui ma turvakodust tõin ta. Ma olen lapsest saadik loomi ravid, ma oskan loomade keelt ja ka lindude keelt. Seda kõik teavad Eestimaal, hästi tuntakse mind selles suhtes. Ja loomad hüppavad, mul lausa võõrad loomad hüppavad mulle peale. Mina olen nüüd naisterahvas, mul mees on niimoodi, et tema neid loomi nii ei armasta ja loomad ei armasta teda ka. Aga minule tulevad võõrad loomad juurde ja mina ravin neid. Seal olid pojad, need pojad olid kõik koos ja ilmselt need kutsikad sõid tal toidu eest ära ja ta õppis seal seda sitta sööma. Aga siin väljas sööb on niivõrd palju seda sitta, et ta lihtsalt sööb, ma ei saa teda lahti ja see on niivõrd kohe vastuvõtmatu, et see loom sööb sitta ja minu last limpsib. Tal on nagu see maiuspala, et ta on nagu super sita sööja kohe, nii et kui ta välja saab, siis kõik sita unikut ta sööb kõik ära. Kas see on korrektne, kui ma ütlen, et abikaasa laskist autost välja ja südamerahu sõitis minema? Võis küll olla, aga ma selle peale vaili vastused, ega mina ju ei tea, mind kohal ei olnud. Aga nüüd täna varjupaiga juurde, et niimoodi ei tohi ju loomi tuua, et selle eest tulevad teile ju mingid trahvid ka kaela nüüd veel. No las nad tulevad, midagi ei ole teha. Ma olen niivõrd tüdinud nende 2 päevaga, et lihtsalt võimatu on enam elada, kodus ei saa. Loomakaitsjad on seda meelt, et looma hülgamist ei õigusta miski. Ilmselt Svetlana Sinimeri ja Jaan Kerner ei vääri loomapidamisõigust. Avaldus politseisse on juba teel, mis saab aga Dollist. Kindlasti on tal Silveri juures parem kui vanas kodus. Ometigi ei saa ta sinna päriseks jääda. Aga kas niisugust hirmu ei ole, et endal kodus 2 taksi, et äkki sa läbi või? Ta tegelikult oli juba, siis oli tund aega oli meie juures, aga jube mürgiks läks ära selles mõttes, et siuke möll läheb lahti, et nad läbi saavad küll hästi, aga mis must korterist edasi saab, lammutavad laiali. Nii nagu eelmine kord oli juba lubatud, et see pidi nagu jääma minu ülesandeks tegelikult otsida sellele koerale, Tollile, nüüd uus sõbralik perekond. Ja siit kohalt nagu tahakski teha väikse üleskutse, et inimesed, kelle see koer väga meeldib, et võtke ühendust Loomakaitse Seltsiga ja leiame talle siis ühiselt ühe toreda perekonna. Sind lõpuks leidsin ja kui see meeldib sul, sa öelda võiksid, et olen ainus sul, võid mulle loota. Hoolin sinust ma